Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 16. juuni. Geeniuse digisaade on siin. Glen Pilvre, Meelis Väljamäe, Hans Lõuga selle eetris ja räägime täna siis, mida selline suvine juunikuu keskmine nädal meile tehnoloogia valdkonnast meelde jäi või tõi. Räägime, mis hakkab juhtuma sügisel Eestis, mida saab telefoniga teha, mida ei saa teha. Räägime ilmselt põgusalt, mida Apple lubab järgmise aasta jooksul meile näidata. Räägime natukene erinevatest tehnikaseadmetest, mis on järele proovitud ja vist jõuame ka kirjarubriiki. Selline saade. No esimene uudis võib-olla, mida siin peaks ära mainima, paneb nüüd kohkama, aga uudise sisu on siis see, et me testisime isegi siin saates ja rääkisime ja jagasime teile muljeid sellest uuest valimisrakendusest, millega oleks saanud telefonis hääle anda. Aga eelmise nädala neljapäeval valimiskomisjon otsustas väidetavalt väga tasavägisel koosolekul, et ei, sügisel toimuvatel valimistel seda rakendust kasutada ei saa. Arusaamatu on see, et miks on vaja üldse tegeleda testimise ja selliste asjadega, kui nad teavad, millised on nagu Apple'i ja Google'i poolsed poliitikad, et nad, kui neile see ei sobi, siis miks üldse nagu raisata maksumaksja raha nende äppide arendamisse testimisse, eks ole. See on üks asi. Vaata, seal oli ikkagi kaalumine oli nagu öeldud tasavägine. Selles mõttes, et võib-olla olid paljud, kes ütlesid, et teeme ja nüüd siis selgus, et ei saa teha, aga ega siin ei ole midagi arvata. Mis minust kui natuke IT-kaugest inimesest või selles nagu äpi arendamise ja turvalisuse kaugest inimesest arusaamatuks jääb võib-olla Ants, sina tead paremini, aga minu jaoks arusaamatuks, miks meil on vaja äppi. Miks me lihtsalt ei tunnelda kuskile valimiskomisjoni turvalise serverisse ja ei tee mingi veebiäppi, mille kaudu ma saan nagu selle hääle anda, mitte et ma peaks sõltuma nagu. Sellega saaks mööda nii Apple'ist kui Google'ist, eks ole. Tehke veebirakenduse ja ongi olemas. See muidugi väga lõbus viis igasuguste petulinkide levitamiseks on ju siis, aga tehnilisse lahendusse minemata see otsustusprotsess on tõesti natukene läbipaistmata. No Glen ütles, et jah, otsustati, et tasavägisel arutelul, et ei, samas me oleme varem tegelenud selle testimisega, miks siis otsustati ühtepidi ja miks mitte teistpidi, et meil võiks olla natukene rohkem sellist infot kodanikena. Miks me ei saa siis mobiiliga hääletada ja millise riski täitumist me kardame? Aga seal ongi siis põhiline risk, nagu Meelis mainisid, on siis see, et meie eelistused jõuavad siis Apple'i ja Google'ini, kes teab, keda me valime. Või... No, ühesõnaga, jah, mina sain nii aru, et nad ei saa olla 100% kindel, et Apple ja Google seda infot ei näe ja nad seda ei saa manipuleerida, eks ole, või nende mingid partnerid. See tundub üsna absurdne jutt, sest et ega siis äpi... Kuidas ma ütlen, et äpi poe omanikud ei saa monitoorida ju kõikide äppide sisu, et parandage mind, kui ma eksin, see tundub täitsa absurdne. Ma võin ju teha, kas siis Apple ja Google teavad, palju meie pangaarvel on raha näiteks? Seda mitte, aga neil on olemas mingid policy'd, et näiteks kui nad ikkagi võtavad, vähemalt Apple võtab äpid üksi pulgi lahti ja vaatab, mis seal karul kõhus on, sest et... Võid ju võtta, aga ikkagi, kui on krüpteeritud äpid, no see on see sama, nagu me räägime WhatsAppiga, ega siis Apple ei saa lugeda, millest me räägime. Seda küll. Aga ka selle vastu nad üsna nagu aktiivselt võitlevad, aga selles mõttes, et... Minu jutu sisu ongi see, et lihtsalt selles, et tegelikult see tundub küll nagu väga hõre mõte, et Apple või Google saaksid siis seda infot vaadata, et pigem, ma ei tea, mina võib-olla näen sealt ka sama IT-kauge inimesena ikkagi mingid selliseid turvaprobleeme, et lihtsalt see hääletamine kui selline, kõik see autentimine teise seadmega ja kõik see tülikus ja et võib-olla oli sealpool see otsustusprotsess, et ta loob just kui jälle mingisuguse täiendava võimaluse, et ma ei oska öeldagi, et sa annad siis oma vanaemale mingisuguse vana telefoni või viita kusagile või mida iganes, et pigem nagu selles inimlikus otsas, mitte selles tehnilises otsas, aga mine sa tea. No see on jah, aga minu jaoks ongi probleem see, et meie siin tahame spekuleerida ja me ei tea, millele see komisjon mille vahel nad valisid, mis selle valik A, valik B. Just, seda infot oleks võinud kommunikeerida. Selles otsuses oli ju kirjas, et me ei saa seda teha selle pärast, et me ei saa kontrollida Apple'i ja Google'i ehk nende äpipoodi omanike käitumist ja see oli seal konkreetselt kirjas.
ehk siis see oli see põhjus. Võib-olla selle käitumise all on siis mõeldud jällegi midagi, mida oleks võinud selgemalt välja öelda, et see, et Apple ja Google nuhib andmetest, tundub küll täitsa ebausutav, et pigem see käitumine on siis mis iganes muu, ma ei tea, et äpp koristatakse ära, kuna mingi versioon ei vasta mis iganes nii-öelda standarditele või et see. Tegelikult nuhivad andmetest päris palju ja nad ei nuhi üldse andmetest sellepärast, et neile väga meeldiks andmetest nuhkida, vaid nad nuhivad andmetest sellepärast, et nad väga kardavad, et äpid, mis nende poodisse pannakse, hakkavad sisaldama midagi väga illegaalset, eks ole, ja siis tõmmatakse nemad listrule kui vahendajad. Et nad kardavad seda ja sellepärast nad nagu üritavad ikkagi väga põhjalikult seal äppide sees torkida, eriti Apple ja Google'it on süüdistatud selles, et ta seda liiga vähe teeb kohati, eks ole. Ja siis tulemuseks on see, et võib-olla siis väga ei usaldata, et äkka see torkmise käigus nad nagu saavad liiga paljudele andmetele siis selle Eesti valija äpi puhul, eks ole. Et mitte see, et nad väga nagu tahaks seda teha, vaid lihtsalt, et see võib nagu nii-öelda mitte juhuslikult või pooljuhuslikult siis nagu avada mingi tee manipulatsioonile või liigsele info liikumisele, eks ole. Ma jään selle koha peal jään nagu kuidagi skeptiliseks, et kui mingist illegaalsusest on juttu ja siis kindlasti ühe riigi valija äpp ei ole nagu selline halli või musta nimekirja äpp. Ja ma saingi nagu aru, et nende nagu soov või lootus oli see, et kuna tegemist on riigiga ja nii-öelda, kui see saaks nagu ametlikel tasemetel, et kui Sundari ja Tim ütlevad jah, et tore, et peame otse läbirääkimise, kuna te olete riik, siis me usaldame teid tasemel, teeme teile erandi, aga ma saan aru, et sellist erandit ikkagi ei tehta, sest me ilmselt on liiga väiksed. Ja see ongi nagu kogu see point seal. No ja samas Smart ID on ka äpp, tuletame meelde ja nii edasi ikkagi. Selge, lähme siis edasi järgmise uudisega, lähme samast Timmi koduaeda, et mida nemad siis ette võtsid. Sest eelmisel juuni alguses traditsiooniline Apple'i ülemaailmne arendajate konverents toimus ja kuidagi ikkagi selline paugatused uudistest, mis Apple seal näitas, olid veel väiksemad kui eelmistel aastatel, ma pean tunnistama minu jaoks. Ja mina üllatusin seekord väga tugevalt ühe konkreetse asja pärast. Nii, mis see oli? Üllatusin üllatuste puudumise pärast, ehk siis Apple on igal aastal, mina kui Androidi ja Windowsi kasutaja, kes me Apple'i maailmaga vähem kokku puutun, mingil määral puutun kokku, aga vähem kui mõned teised inimesed, siis iga aasta Apple pakub mulle sellist vau-efektiga äratulmisrõõmu teemal, et mis mõttes, et iPhone'il või Mac'il polnudki veel sellist asja, mis Androidil või Windowsil ammu olemas oli, eks ole. Siis sel aastal ma ei leidnud sealt ühtegi sellist asja, sellepärast et näitasid väga vähe asju. Nii lihtne see oligi. Mitte ainult kopeeritud asju Androidist, vaid üleüldse. Aga muidugi selles mõttes, et see klaasdisain on iseenesest ikkagi nagu ilus, kuigi samas seal on probleem, et kohati loetavus ja nähtavus on nagu mõnede kohtade peal kehvem, aga me peame arvestama sellega, et tegemist on esimese betaga, ehk siis sügiseni nad jõuavad seal veel parandada ja tuunida päris palju. Et iseenesest mulle ta meenutab natukene Windows Vistat, ma ütleksin, et sihukest aerodisaini see oma läbipaistusega. Aga töödes Apple'it siis juba on näha, et nii mõnedki siin Androidi community inimesed üritavad seda väga hoolega kopeerida ja kloonida, mis neil selgelt ei saa õnnestuda, sest et ainult Apple suudab kontrollida seda nii-öelda, et kõik ikoonid oleksid ikka kindlasti klaasidisainiga, mitte nii, et üks ikoon 100 on nagu mingi muu disainiga, eks ole. Apple, kui me vaatame ikkagi läbi aegade, väga harva, aga tõesti ikkagi on seda loomulikult juhtunud, on teinud midagi sellist, et nii-öelda must on keeratud valgeks, et pigem on alati olnud need muutused suhteliselt väikesed, sest et asju, mis töötab hästi ja näeb ilus välja, ei saa ega ei tohigi liiga palju muuta tegelikult, et selles valguses ma ütleks, et muidugi seal sellist mingit, et vau, et nüüd lõpuks tuleb selline asi ei ole, aga kõik need asjad, millest nad rääkisid, jah, üks oli siis Liquid Glass'i nimeline, nagu kuidas me ütleme, disainikeel, selline väike ilus asi, siis see ühtse versiooni numbri jutt, see ka nüüd ei ole mingisugune, et vau, et nüüd ma ostan omale lõpuks iPhone'i, sest nüüd on nii, eks ole, aga iseenesest Räägime numbrist korraga, võib-olla kuulajad ei tea seda, et iOS 26 tuleb siis sügisel välja, macOS 26, tvOS 26, siis tuleb välja WatchOS, mis nagu on tore, et kui klapib siis aastanumbriga, sest ilmselt hakkavad nad rohkem kasutusse jõudma 2026. Kõige suurema hüppe muide
teeb. Kui teised näiteks iOS hüppab 19 pealt 26 peale, siis Vision OS hüppab versioonid 3 versioonile 26. See oli Vision ja ma hakkasin mõtlema, see Mac OS oli muidugi mitte. See oli Vision OS. See Vision OS sai nüüd kõva sellise turundus boost'i, et jõuda teistele järgi. Ta on nüüd kohe 22 võrra parem kui enne. Just. Jah, et see, et üldse aasta arvuga on seotud operatsioonisüsteem on hästi ja ma pean nagu tunnistama, et mina siiamaani üldse ei süvenenud, aga tundub, et kas Samsung tegi seda teadlikult või kogemata või kas Samsungi need S-seeria mudelid on ju ka kõik aastatega paralleelsed ju. Ja nad hüppasid ka vist 10 pealt 20 peale, kui 2020 oli aasta või midagi sellist. Ja, et ma olen kuidagi läks suhteliselt radari alt läbi ja ma ei viinudki kunagi aastaga kokku, mis näitab, et seda tulebki kommunikeerida. Et selliste tüüpide jaoks nagu mina olengi, see ei mõtle väga palju. Et öeldagi, et nii, nüüd on see operatsioonisüsteemi number võrdne aasta arvuga, jätke see palun meelde. Aga mulle meenutab see autode natuke. Autodel on mudeli aasta 26, et 1 aasta tulevikus, sest nüüd tuleb sügisel peaks tulema meie see uus versioon välja. Ma saan sügisel siis 2025 sügisel 26 aasta tarkvara. Kuigi sama autode puhul on see veel nagu ka keeruline, sest ega nad tegelikult ka ei kommunikeeri seda ja võib-olla nüüd meelega ei kommunikeeri, et panna lauamudelid eelmise aasta ringi mudelid nii-öelda ära müüa veel, sest et tegelikult kui sul on ikkagi seal mingisugune, ma ei tea, Toyota Corolla, siis sellel seda mudeli aastat nagu sa ei küsis ja kas sa väga pakkumistes väga ei näe, eks kui neist väga seda rõhutada ei taha. Nii et aga jah, et selles mõttes minu arust see on hea muudatus just sellepärast, et see võib tekitada nagu sellis keskmises kasutajas segadust, kui mul on nagu iPhone on ühe numbriga ja Apple Watch on teise numbriga, et kas siis see on nagu nii palju vanem või vastupidi, et nad ei lähe kokku ja selline tehnikas kauge inimene ikkagi, kui tal on sama number, eriti vist veel on aastumbriga sarnane, siis see tegelikult on lihtsustamise mõttes minust väga mõistlik liigutus. Aga autodest just rääkides, autod olid seal ka vägagi teemaks, et uus CarPlay üleüldse uute funktsioonidega siis iOS 26 ja siis lisaks ka CarPlay Ultra. Ja sinu rõõmuks muidugi nüüd saab siis iOS 26-ga CarPlays vaadata videot, et see sulle meeldis. Aga siiski mitte sõidu ajal. See oli vist see meie tüli küsimus. Ja mina ikkagi endiselt tahaksin vaadata videot loomulikult sõidu ajal, aga seda ikkagi ei saa, aga videot saab siis vaadata ka üle AirPlay muide. Aga lisaks, kui need nagu jagada võib-olla kaheks, et üks asi on siis see CarPlay Ultra, mis ongi nagu nimi ütleb selline eriti siis Ultra, et omab funktsionaalsust rohkem, aga lisaks Ultrale siis ka tavaline CarPlay sai juurde üksjagu selliseid väikseid asju, et näiteks erinevate ekraanide peal skaleerimised, et töötab paremini, siis näiteks, et teavitused tulevad sulle siis teist nii-öelda kompaktsemalt, ilma et peaks siis eraldi avama midagi muud selleks, siis et saad ka lisada neid CarPlay nii-öelda, kuidas ma ütlen, vidinaid siis otse nagu instrumentidelt ekraanile, et selliseid nagu väikseid asju, mis ilmselt kasutatavuses ongi sellised, et inimene, kes kasutab, saab aru, et midagi on juhtunud, aga võib-olla nagu huvitav pool seal on see, mis natuke, ütleme selle ka minu nagu autotestimiste karjääri jooksul siin just eriti selle Renault 5 puhul ja muide mainisime seda ka, et on seal 2 või 3 erinevat assistenti. Et Ultra nagu toob minust väga hästi nüüd selle poole veel esile, et Ultra siis proovib olla veelgi rohkem võtta nagu autost sellist jämedat otsa enda kätte. Ehk et kui sa paned siis oma iOS seadme sinna, siis tegelikult läbi selle CarPlay Ultra oleks ka siis kontrollitud autofunktsionaalsust kõvasti, et ta oleks nagu väga integreeritud autoga, aga teistpidi ka auto ise oma tarka assistenti, kes on ka integreeritud autoga. Ja siis me oleme olukorras, kus sa võid öelda hei Siri, et tee aken lahti või ütled siis hei Aston Martin või praegu Aston Martin on nüüd üks eksklusiivsetest partneritest, kellel Ultra siis esimene tuleb. Auto, millega sa saad seda, jah. Jah, et tee aken lahti, et sa pead nagu, sul hakkab tekkima selline dual personaalne auto vägagi, et nagu omamoodi nagu segadust on see tekitav, vähemalt mulle teoorias tundub ja praktikas oli ka näha, et... Ja ära unusta, et Siri edastab osada küsimused ka veel ChatGPT-le, et sinna vestluses tuleb 3. osapool, auto, just. Siri, ChatGPT, sina ja siis püüa aru saada, mis toimub. Ikkagi jätkuvalt käivad kuulujutud, et Apple lisab lisaks ChatGPT-le sinna ka teisi
partnereid, et see võib olla Google või Perplexity või kes iganes, nii et see skisofreenia läheb veel suuremaks. Seltskond läheb veel suuremaks. Sa tahad küsida ühe küsimuse ja siis suur hulk nagu inimesi sekkub. No, tegelikult need vidinad seal CarPlay ekraanil mulle nagu meeldisid pildi pealt vähemalt, et need olid nagu ilusad ja kasulikud, eks ole, et see nagu trend on nagu hea. Aga mis ultrasse puutub, siis seal on nagu tegelikult ultrat, kui sa oled rikas, saad juba praegu proovida, kui sul juhuslikult on Aston Martini uue mudel, paar uuemad mudelid, siis nendele saad juba seda CarPlay ultrat praegu paigutada. Või samas nagu ühendad telefoni ja ta töötab, kui softi uuendus tehtud. No ma pean ka ütlema näiteks, et üks uuendus või mida mainiti, aga tõepoolest tuleb tunnistada, et see on olemas ka Google'il ja just siin oli selles samas Renault 5, millega me sõitsime muide ja on ka selles autos, millest me võib-olla täna jõuame paar sõna rääkida, oli just välja hõigatud see, et sa saad siis juhi ekraanile samuti kuvada siis mitte ainult siis autosisest navi, aga ka äpipõhist navi, olgu siis näiteks selleks Waze, siis oli see sama funktsionaalsus Google'il ka kenasti olemas, et sa saad, me isegi rõõmustasime selle üle, et sa saad sinna juhi ekraanile siis kuvada ka asju, et tegelikult samamoodi nagu mainitud, et näed, et Androidil või Google'il juba on, et Apple tuleb ka ja teeb sellest suure uudise. Et mulle nagu tundub kuidagi, et niimoodi vaikimisi seesama autode Google'i platvorm sisaldab üsna paljudki, mida nagu Apple praegu oma CarPlay Ultraga nagu tegi väga suureks uudiseks. Ja samamoodi puudutab see ka autofunktsionaalsuse juhtimist, sest tuletame meelde, et ka Renault's on siis see Google'i põhine tarkvara, mis on ka assistendina võimeline kontrollima autofunktsionaalsust. Kuidagi Meelis Tartarile see ei jõudnud ikkagi, et see on see asi, mis on juba Androidis olemas. Nüüd ongi siin see erinevus, eks ole, jällegi me räägime Google versus Apple ja kuidas siis filosoofia on väga erinev, siis ongi see, et CarPlay Ultraga Apple tahab, eks ole, et kui auto on siis CarPlay Ultraga ühilduv, siis kõik nii-öelda need näidikud, mis siis läbi CarPlay jooksevad ja siis lõpuks tagasi ekraanil jooksevad, saaksid olema nagu Apple'i disainiga. Võib-olla saab see tootja seal midagi oma poolt natukene tuunida, aga põhimõtteliselt need asjad on Apple'i poolt disainitud ja näevad igal pool ühesugused välja. Siis Google'i filosoofia on vastupidine, eks ole, et nemad annavad nagu selle Androidi baasi ja iga autotootja saab teha selle selliseks, nagu ise tahavad. Päris täpne see siiski ei ole. Juba esimese CarPlay, kui see CarOSi väljatulekuga, mida nad tahtsid opsüsteemiks teha, lubati, et kõik on nagu modulaarne ja kujundatav, ükskõik kas sa oled klassikaline Rolls-Royce või siis mingi moodne linnaauto ja see on disainikeel. Komponendina võib-olla see opsüsteemi poolt, aga välimus on nagu unikaalne. Mina olen sellest aru just saanud niimoodi, et selle pärast erinevalt Google'i Android Automotive'ist ei ole siiamaani CarPlay Ultra olnud autodes saadaval, sest autotootjad on selle väga kõvasti vastu puksinud, sest et Google annab autotootjatele vabaduse tuunida ja Apple seda ei tee ja see oli nagu see autotootjate poolne probleem, miks nad seda pole siiamaani kasutada tahtnud. No üks asi, mida ei saa ka ära unustada kogu selle Android autonduse ja Apple CarPlay'nduse juures on see, et nad on seotud minu nutiseadmega, aga autotootjad ei saa mulle müüa autot, mis nagu põhimõtteliselt tähendab seda, et kui ma iPhone'i ära võtan, siis kaob mul sealt ära mingi akulaetuse näidik või muu tuli, et tegelikult autole endal peab olema ka opsüsteem väga hea sinnamaani, et kui ma panen nüüd telefoni külge, siis ma saan justkui midagi veel juurde, aga mitte nii, et kui ma võtan nüüd sealt CarPlay Ultra ära ja siis põhimõtteliselt on mul must ekraan, et öeldakse, et vabandust, et kõik kadus ära. Lähme siis edasi, ma tean, üritusel oli veel uudiseid ja iPadid muutuvad targemaks ja kindlasti jõuame neist veel rääkida üksikute seadmete lõikes aasta jooksul, kui need jõuavad meieni, need uudised. Aga räägime siis võib-olla vahelduseks mõnest käekatsutavast asjast, mida meil on siin seltskonnal olnud võimalus proovida. Ja esiteks Glen, kõrvaklapid. Jaa, no siin annaks selle jämedama otsa võib-olla Meelise kätte, kes teab, mis numbrid need on ja need olid ühed väiksed, mis on siis Bowers and Wilkinsi nupud, mitte siis. Bowers and Wilkins PI8. Jah, nagu nööbid, mis ei lähe siis kõrva peale, vaid nagu ikka need samad nööbid, millest me vahepeal siin rääkisime peaaegu igas saates ja no Eelis võiks rääkida nendest siis, miks me nendest räägime näiteks? Me räägime nendest tegelikult jah, miks me nendest räägime on hea küsimus, sest nad ei ole tegelikult üldse väga uued klapid, nad on peaaegu aasta vist müügil olnud või äkki rohkem, peaaegu aasta. Ja räägime neist sellepärast, et tegelikult on heli poolest vähemalt väidetavalt ühed parimad klapid, need väga kiidetakse. Ilmselt on ka,
aga nüüd küsimus ongi selles, eks ole siis, et mida ta maksab ja mis selle raha eest saab ja võib-olla hakkame siis pihta nagu sellest, et mis nad üldse on, et noh, tegemist on selliste võib-olla suhteliselt suurte kõrvaklappidega, mis tegelikult kõrvas, kui kätte võttes tunduvad nad palju suuremad kui mõned teised sarnased kõrvasised klapid, aga kui sa nad kõrva paned, siis nad võib-olla enam nii suured ei tundu. Et nad on küll sellised laiad, aga samas nagu madalad, et nad ulatu kõrvast väga palju välja. Suur Bowers & Wilkinsi logo on muidugi külje peal, et seda sa hästi reklaamida, kus neid kannad. Ja ümbris on ka siis nagu natukene suurem kui siin mõnel konkurendi, näiteks Pixel Partsil või aga ta jääb võib-olla sinna OnePlus Partside karbi suurus on sama kui OnePlus Partsidel ja ta on hästi sellise ümarat nurkadega, nii et kui sa taskusse need karbi paned, siis ta tegelikult on üsna mugav taskus. Aga mis hinnaklassi nööbid nad on? Noh, nüüd me jõuamegi sinna, mis hinnaklassi nööbid nad on, siis nad on väga kallid või noh, väga kalli suhteline mõiste. Selline soovituslik müügihind, millega neid ka tihti müüakse, on 400 eurot. Oi. Ja siin mõni aeg tagasi oli Euronixis soodushinnaga 299 ja Valihelis on praegu 315 soodushind, aga mõlemad poed näitavad nagu tavahinnaks 399, eks ole, et nad on päris kallid. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas nad on nagu seda hinda väärt ja mina ütleks, kui 300 kosta, siis ilmselt on, kui 400 kosta, siis võib-olla mitte, kuigi igal pool antakse neile nagu maksimumpunkte ja peetakse seda heli nagu väga heaks ja minule ka see heli täitsa meeldis, et see heli oli mõnus ja selline detailne nagu Bowers & Wilkinsi heli viimasel ajal ikkagi on. Aga ja bassi oli hästi ja kõrged olid mõistlikud minu kõrva jaoks. Aga noh, ma samas ütleks kohe, et 299 tavahinnaga Technics ja AZ100, millest ma just mõni aeg tagasi rääkisin, teevad minu arust väga sarnast häält ja on kõrvas mugavamad ja on kõvasti rohkemate võimalustega ja äpp on parem ja nii edasi, nii et ma ennem ostaks Technicsit ise. Et kui sa just ei ole suur Bowers & Wilkinsi fänn, aga kuidas Glen sulle tundus? Ma korraks kommenteerin külje pealt seda, millest sa alustasid see disain, et juba isegi enne kätte võtmata nad ikka näevad välja sellised miniatuursed võimendid või noh, nähtavalt ja tuntavalt suuremad ühikud su kõrvas, mille külge on siis pandud see väike kõrva kuulmekäiku käiv kõlar. Aga kui sa mõned sinna kõrva sisse, tõepoolest, kuna inimese kõrvaauk nii väike ei ole, nagu need paljud nööbid on, siis ega ta seal, noh, ta nagu istub seal nüüd küll, aga jah, ta on selline kuuldeaparaadi tundega asi natukene. See ongi tegelikult petlik ja selles mõttes mina ka imestasin, et kui ma vaatasin neid pilte, eks ole, erinevad testid omasid, siis mulle tundus ka nagu üüratult suured. Siis kui ma endale kõrva panin ja läksin peegli ette, siis ma sain aru, et noh, tegelikult nad ei tundu nii suured, kui pildi pealt võiks eeldada. No, omal ajal olid, mis iganes Sony mudel see oli, et Sonyl oli kombeks teha ka üsna suuri nööpe ja mingisugused neist ikkagi ulatusid ka üks jagu. XM-seeriad tegelikult ju 3 ja 2 olid väga suured. Jah, nad olid ka väga suured, sellised siis horisontaalselt pidi, nii et sa siis käisid ringi nagu väike tulnukas, et seda kindlasti nende Bowersitega ei ole, aga tead, selle heliga on küll nüüd selline lugu, et mitte, et see heli oleks halb, seal vanu häid basse on seal küll mõnusalt, et voluments väga hea. Ja keskmisi on jälle pigem natuke vähem ja kõrgetega on jälle natuke, vähemalt mulle tundub tehtud mingisugust kummalist asja, et seal kusagil 7-8 kilohertsi, mis see sagedus umbes seal kipub olema, on nagu mingisugune kitsas korrektsioon tehtud, et nagu seal on seda sära ja teravust, aga see on selline, ta nagu kipub olema nagu igal lool umbes sama koha peale, seda ei saa nagu equalizeriga ka kuidagi tasandada, et kui siia ma panin kõrvale natukene erinevaid teisi nööpe, mis mul siin riiuli pealt võtta olid siin Huawei'd ja Pixel Buds 2 ja midagi oli vist veel. Et siis pean tunnistama, et nendel nagu seda ülemise otsa sihukest imelikku asja ei olnud ja keskmisi sagedusi pigem mängib see Bowers natukene vähem. Aga kui sa paned ta jah niimoodi omale hooletud kõrva, on ta tegelikult hea soundiga ja iseenesest ei saa nagu öelda midagi halba, et ta tegelikult kõik lood maskeerib selliseks natuke mahedamaks, aga samas kergelt teravapoolseks, aga samas ka bassirohkeks ja ühtlaseks, et iseenesest see on nagu mõnus, aga noh, ma peaks nagu tunnistama, et ma isegi heli poolest ei helistaks täna Google'i neid nööpe just sellepärast, et see kesksagedus on natukene selgem, kui oli Bowersitel ja seal kõrgete otsas ei käi sellist imelikku keemiat, olgugi et equalizer on seal olemas. Saad seda asja natuke tuunida, aga noh, sa ei saa selle, oli vist 5-ribaline, sa ei saa sellega päris mingisugust mikrokorrektsiooni teha, nii et aga kui ma seda hinda praegu kuulsin,
mis nad maksavad, siis ikka tekib küsimärke päris palju, sest selles hinnaklassis on toredaid valikuid, et kui nad maksaks jah, seal mingisugune 200 pluss eurot, siis tunduks, et ei ole ju väga hull, et aga nagu 300 pluss. Mina olen tegelikult selle heliga rohkem rahul kui piksliklappidega. Küsimus on selles, et piksid maksavad täpselt 2 korda vähem, eks ole, et kas, kui see Bowers Wilkins ei ole soodushinnaga. Et igal juhul võib-olla nagu hinna ja omaduste suhte poolest on piksliklapid tõepoolest mõistlikumad või Huawei'd või on need muud taolised, eks ole. Aga samas, kui ma vaatan siin neid igasuguseid professionaalseid ülevaatesaite, What Hi-Fi'd ja muud selliseid, siis nemad nagu ütlevad, et parimad klapid, mis kunagi tehtud on vähem või midagi sinna kanti, nii et selles mõttes arvamused on väga erinevad. Aga omapärast need on head, on nad ka, aga mina olen Gleniga selle koha pealt nõus, et nad on lihtsalt liiga kallid. Need ei ole nagu seda hinda päris väärt. Rääkimata sellest, et kui me siin eelmiste suurte Bowers & Wilkinsi klappide testis kurtsime selle üle, et äpp on nagu üsna tagasihoidlik kehv ja kehvem kui konkurentidel, siin täpselt sama äpp, eks ole, täpselt sama probleem. Ja ka mürasummutus samamoodi, et ta ei saa ikkagi vastu ei Huawei'le ega ka rääkimata Sonyst või Bose'ist, eks ole, mürasummutuse kvaliteedi poolest. Seal muide ei ole, seda nüüd ei saa öelda, et teistel ka mõningatel mudelitel ei ole minust seda paaritamisnuppu, nii et kui sa oled selline, tahad nuppu vajutades alguses saa ja ma lihtsalt katse-eksituse meetodil proovisin karbis vajutada mõlemat kõrvaklappi ja see pani ta paaritamise režiimi. Ma ei tea, kas see oli õige, mida teha, aga see töötas. Ja vaat, minul on vastupidi, et ma tavaliselt, mina olen nagu olnud aastaid ju Jabra kasutaja. Ja Jabra pole kunagi olnud nuppu ja siis minu jaoks esimese nupuga klappide minu kätte sattumis oligi mul hämming, et mismoodi ma üldse paaritama saan, siis ma ei saanud aru, et see nupp peal on, eks ole. Ma olin harjunud, et ma pean hoidma mõlemat all ja paaritamine töötab. Aga tegelikult tänapäeval on muidugi see, et kui sa võtad karbist välja, siis ka nendel klappidel on, kui sa oled Androidi kasutaja, siis on olemas Google Fast Pair, ehk siis nii kui sa karbist välja võtad, siis telefoni digidel on, siis telefoni peal hüppab see, samamoodi nagu AirPodsi iPhone'i peal hüppab see ekraanik, eks ole, et nüüd on. Ja mulle millegipärast küll ei hüpanud, et mine see kinni. Sellepärast ilmselt ma arvan, et need olid juba minu telefoni küljes ühendatud. Võib-olla, et nad ei olnud siis nagu päris uued ja, aga ma pean tunnistama, kuna ma Jabrat ei mäletanudki, siis see, et ma hoian seal 2 nii-öelda nuppu all, selle ma suutsin täitsa kuidagi mõelda oma tehisintellektiga välja ja see nagu töötas, aga tõepoolest alguses ma ikka vaatasin ja juba vandusin, et miks ei ole nuppu, sest et nupp tundub alati nagu lollikindel lahendus, aga. Sellega ma olen nõus jah, et see on lollikindel lahendus. No võtame siis kokku, et kuigi klapid võivad tunduda väga head arvustuste põhjal, siis tihti on tegelikult saada sama häid ja paremaid ja soodsamaid alternatiive, nii et tasub teha eeltööd, uurimistööd. Ja põrutame nüüd siis edasi. Ja räägime, Glen, sa käisid põrutamas ringi ühe meeldejäävas sõidukiga seekord, autoga. Autorubriiki jõudis ikkagi sedapuhku võib-olla siis täpselt vastand siin paljudele teistele autodele, millega me oleme viimasel ajal sõitnud, ehk et me oleme sõitnud siis kas odavate Hiina autodega ja võib-olla ka siis mitte nii odavate Hiina autodega, mis ikkagi oma omaduste kohta on väga siis soodsad ja siis me oleme sõitnud siin väga väikeste autodega. Aga see auto siis pole nendest mitte kummatki, et see auto on ikkagi ka, ma ikkagi ütleks, ikkagi väga suur, võib-olla sulgudes, aga ikkagi pigem pehmelt öeldes suurepoolne ja kindlasti on ka suure hinnapoolne, sest et selle auto hinnad algavad natukene alla 100 000 euro. Ja tõsi, praegu on küll selline sooduskampaania ja võib saada vist juba alates mingisugune 80, vaatad 9 isegi midagi kätte, aga nagu ikka siis BMW-l kombeks tuleb siis lisasid sinna juurde panna ja eks see hind ikkagi kruvib, nii et 100 000 hinnaklassi auto, BMW iX uus mudel, ma ei teagi, ma ei ole ka nii spetsialist BMW mudeli valikus, et ta ei ole nüüd päris selline uuendus, et ainult iluvõret on muudetud, aga ta on nagu siis ikkagi mudeli uuendus, et ta ei ole nagu uus mudel, et BMW iX oli ka ennem olemas, mis siis võiks liigituda selliseks BMW elektrimaasturiks. Noh, ja tundsid ennast siis nagu Saksa luksus linnamaasturi vedrustusel õõtsuvat läbi Tallinna. Seal vedrustus vist õõtsub ka ikkagi mingi muudetavad ja õhk ja kõik need muud jutud peaks olema seal olemas. Ja on ka 23 tollised rattad, et valikus on küll natuke ka väiksemaid, aga sellel konkreetsel juba sellised vankrirattad. Ja, kui sa vaatad, kuhu auto selline tippmudelite
tööstus liigub, et see on see oleks tundunud veel mingid aastad tagasi ikka päris hull lugu, et kujuta ette 23-tolline ratas, et olid ju ajad, kus meil ostsime 13-tollised just ja siis valuvälg oli 15-tolline ja siis juba oli vau, et selline õhuke rihm on seal peal. Nüüd me oleme siis jõudnud 23-ni ja ei saa öelda, et see ratas seal auto all oleks kuidagi ebaproportsionaalne. Kuna ta on tõesti suur, siis see suur ratas, kus peal muide ei olegi kõige mikromeetri jämedusega rehv, et ta tundub täiesti okei. Et ma isegi imestasin, et need rattad on nii suured, et see loed sealt rehvi pealt ja vaatad, mis mõttes tõesti on 23. Sest kui seda autot vaatad, eks minge vaadake pildi pealt või päriselt, siis ta kuidagi ei tundu selline hiidrataste peal olev väike auto, vastupidi, et kõik on väga proportsioonis ja võib-olla seesama suur ratas maskeeribki selle auto visuaalselt väiksemaks, sest et kui välja jääd rattad suured, siis auto ise ka ei tundu nii suur. Et ta on läinud selliseks tagasihoidlikumaks ja väga välimuse üle võibki vaielda, et ei hakka seda siin pikalt kirjeldama, minust näeb ta suhteliselt kena välja. Aga mis puudutab seda nagu sõidu ja seda poolt, et sellest digitaalsusest peaks ka loomulikult meie saate rubriigis rääkima, aga kui see sõidu pool võib-olla kokku võtta, et siis olles siin nüüd sõitnud ka nende suurte hiinlastega, GVM Way 05 oli väga suur, 03 oli natuke väiksem, küll pistikhübriidid, et siis ma olin täiesti ikkagi üllatunud, et kuidagi BMW oskab teha nagu selle suure auto juhi jaoks väikseks. Et ma nagu olles just tulnud GVM-ist, kas see oli eelmisel või üle-eelmisel nädalal, mil sai proovitud, ja see auto oli nagu tõesti jõehobu. Sa tundsidki ennast sellises mõnusas suures kombainis, ta õõtsus ja sõitis ja kellele selline suur kombain meeldib, ongi nagu hea. Aga see BMW iX just ei jää mõõtudelt, võib-olla nüüd on väiksem, aga igal juhul visuaalselt ta küll on sama klassi masin, kaalub ka mingisugune 2,5 või 2,6 tonni. Mitte üldse kõige kergem auto. Ja kui sa istud sinna juhi kohale, sa tunned, et sa oled nagu väiksemas autos. Et kuidagi kogu see juhitavus, see tunnetus, kõik kuidas sa seal oled, et jah, sa muidugi ei ole päris sellises Renault 5 küll jah, aga auto vaata, et on peaaegu 2 korda raskem ja kindlasti ei tundu nüüd, et sa oleksid istunud siis kaardist sellises maadevahelisse veoautosse, nagu võiks arvata, et kuidagi on BMW inseneridel õnnestunud maskeerida see kaal ja kogu selle auto mõõdud ära, et juhi jaoks ta ei tundu selline kobakas, et tal on muidugi üüratult jõudu, see oli siis 400 kilovatti, nagu ma ei eksi. Ja 100 kiirenduse number seal 4,5, 4,6 sekundit. Tal on hullupööra palju jõudu, et eks see aitab ka kaasa sellele kergusele, aga kogu see juhitavuse pool ja seest ka pean tunnistama on BMW vist astunud nagu sammu natuke sellise minimalismi suunas, et ta näeb välja väga kallis ja väga viimistletud, aga tal ei ole nagu eriti üle pakutud, et võib-olla välja arvata need BMW sellised, need on tal juba ammu olnud sellised Swarovski imitatsiooniga kristalllülitikesed, et kõik nagu helivaljuse nupud ja valikunupud ja istme reguleerimise nupud ja kõik on sellised kristallist tehtud, et see koht natuke vihjab sinna kusagile lõunamaiste eelistuste suunas, aga muidu ta on küll seest minimalistlik ja istmed väga head, istmeid saab reguleerida siis ka, see on ka varem olnud, aga must on see väga hea asi, mida paljudes autodes ei ole, et sa saad seda nagu selja, kuidas ma siis ütlen, neid külgtugesid saad ka reguleerida, kas kokku või lahku. Et kui sa oled juhtumisi selline kõhnem või vastupidi toekam inimene, siis võibki juhtuda, et ühele tundub iste jube logisev ja avar, teine ütleb, et ma ei mahu hästi ära ja mina olen pigem nagu selline, kes tahaks seda istet niisuguseks tihedamaks tõmmata, vaat seda saab teha, et see on nagu väga äge, et sa saad siis istet muidugi reguleerida kõikides maailma suundades, aga siis on olemas ka see suund, kus tõmmata istet kokku. Väga hästi saad sinna ennast mahutada ja tunned ennast tõesti mugavad, rääkimata muidugi jahutustest ja massaažidest ja kõigest, mis seal on olemas. Aga sealt üks samm siis edasi ongi need digitaalsed sõidurežiimid, mida oli seal umbes täpselt kas 3, 4, 5 tükki, tavaliselt autodes kipub olema, et sport või siis mingisugune öko ja võib-olla normaal ja midagi veel, aga BMW-l on siis lisaks sellele spordile ja ökotamisele ikkagi tehtud sellised digital art ja expressive ja selliste nimedega sõidurežiimid. Sõidurežiim digital art. Jah, sõidurežiim digital art just nimelt ja siis digital art on siis selline, et ekraani peal on siis digital art
ekraane on tal 2 tükki, mis on ühendatud selliseks üheks triibuks. Oleks võinud olla ausalt siis nagu suuremad, et nüüd juhi ees see triip on okei. Seal on okei, et sul on selline suhteliselt kitsas triip nagu horisontaalsest, ma ütlen siis vertikaalne mõõde on sellel triibul kitsas ja horisontaalne mõõde on pikk. Et juhi ees on see väga okei, aga see ülejäänud triibu osa, mis sinna keskele ulatub, no see pigem võiks olla nagu ka vertikaalsuunas natuke kitsam või laiem, et ta on niisugune ahtake praegu, et kui sa sinna siis selle digital art'i kuvad või ka kas või Waze'i kaardirakendus või midagi muud, et lihtsalt ei jää sul kuigi palju seda nii-öelda üles-alla ruumi, et selle tõttu asjad kipuvad seal olema pisikesed ja seetõttu ka digital art ei ole väga suur. Aga siis seal erinevad värvimullid värve muudavad, aga sellega koos loomulikult muutub ka, sa saad ise seda ka õnneks natukene seadistada, aga muutub ka kogu auto olemus, et tal on teadupärast selline katuseluuk, mis siis ka on, katuseluugil ei ole katet, vaid katuseluugil on valikud, kas ta laseb valgust läbi või ei lase. Et katuseluuk võib olla matt klaasist, siis päike ei sira sulle sisse, ta on siuke hele, aga päike ei paista läbi või siis nupuvajutusega katuseluuk muutub täiesti läbipaistvaks. Siis selle sõidurežiimiga ka, kas siis katuseluugi olukord muutub istmete massaaži funktsioon, siis loomulikult ekraani värvilahendused ja siis muidugi loomulikult ka auto sõiduhääled. Nii et ja siis auto nagu tunnetus, nii et see kõik kokku siis loob sellise paketi, mis siis on siis kas ekspressiivne või digitaalne kunst ja eriti just nagu koomiline pool, seal vist just nagu see sõiduhäälte osakond, et see oli siis igas režiimis oli see, kirjeldada on seda raske, aga erineva kaliibriga kosmoselaev, mis siis imiteeris kuidagi või jäljendas minu kiirendipedaali vajutust, et kui oli selline vabakäik, siis ei olnud peaaegu üldse mingit häält, aga kui juba lasid pedaali lahti, siis seal mingi režiimiga oli umbes selline hääl, nagu mul oleks piduriketted kulunud ja kergelt peale jäänud, et selline tunne, et ma peaks nüüd kohe teenindusse selle autoga, peaks nad kuidagi vilistama. Ja kui sa siis rohkem vajutasid, siis tuli selline väga bassine, väga kosmoselaev, aga samas oli seal ka režiim nimega Relax ja see siis kohe tõi suure paralleeli selle viimati kiidetud Jean-Michel Jarre ja Renault 5-ga. Tegelikult tahtsingi küsida, et väga põnev oleks kuulata, mida siis sakslased teevad esiteks teistmoodi prantslastest ja kolmandaks kogu see kogemus, mida sa oled saanud Grand Wall Motors ja Hiina sõidukitega ja tegelikult korealased on ju ka väga tublid. Et kas sakslased suudavad siis selles kogu digitaalses kogemuses ja mugavuses olla teistega samal pulgal või isegi neist ette minna? No vaat Renault kuidagi tõstis ikka selle pulga nagu väga-väga kõrgele, et pean nagu tunnistama, et BMW-s, nagu ma ütlesin saate esimeses pooles ka, selles mõttes see pulk ka tõusis kõrgele, et sa saad näiteks siis navi juhi eesmisele ekraanile kuvada. Android auto, Apple CarPlay'd ei olnud mul võimalust proovida, Android auto toimib väga hästi ja samamoodi said sa ka Android auto puhul siis näiteks selle sama äpi navi ka integreerida siis nagu auto põhikoduvaate üheks aknaks, mida näiteks Hiina autodel ei saanud ühelgi niimoodi teha, et kui sa valisid sealt Android auto, siis see rööbis nii-öelda piltlikult ära kogu selle keskmise ekraani. Ja siis kui sa tahtsid auto seadistustesse minna või autoekraani vaadata, siis oligi seal vaja siis teada sul mingisugust näpuliigutust, kuidas sellest Android autost välja pääseda, sest seal ei olnud ekraanil ühtegi sellist autonuppu. Selle koha pealt BMW lahendus ka väga super, et sul on võimalik nagu siis nii-öelda kombineerida oma vahel Android auto, mis on siis nagu ühes aknas mingite asjadega, teises aknas on võib-olla need autonupud ja auto poolt näidatuvad, kuvatavad asjad. Nii et selles mõttes see lahendus oli hea, aga näiteks kui siin oli nüüd sõiduhäältest veel juttu, et Renault puhul oli see natuke teistmoodi, et Renault puhul see sõiduhääl siis, mille oli kujundanud Michel ise, see oli siis jalakäijaid hoiatab ja suunatud väljapoole. Aga BMW kõik need superhääled siis olid suunatud ikkagi salongi ja väljapoole minust päris sellist kosmosele just ei kostnud, vaat ei tea, ei saanud kuulata ja kuna auto on nii kiire ka, siis ei oli võimatu öelda kellelegi, et kuulake, mis häält teeb. Aga see sama režiim siis, mille nimi oli Relaxed ja kus siis tõesti, see oli ainuke, mis konkureeris ka hääle mõttes selle Renault 5 sellise meeldiva sellise ambient core, kaldkriips, süntesaatorite häälega.
samamoodi oli seal kogu aeg selline põhitoon, kui sa siis seisid nii-öelda foori taga paigal või autos seisid, siis oli kogu aeg seal siis C-dies oli see noot, ehk siis C-dies mažoor või do-dies mažoor on vist korrektne öelda. See oli siis see helistik ja kui sa hakkasid siis kiirendama, siis lisandus täpselt samamoodi sinna selliseid akordinoote. Minu selle taga peaks olema vist Hans Zimmer isiklikult, olgugi et menüüdes Zimmeri nime ei turundatud jah, et aga väide. No ma just mõtlesin, et keda BMW suudaks panna sealt Saksa muusikaskeenilt vastu. Muidugi Hans Zimmer. Zimmer on vabalt, kannatab täiesti võrdlust ja see heli oli ka äge, aga miinus võib-olla selle juures oligi, et kui nüüd Renault puhul see ulatus ainult välja ja tõesti garaažis ma tegin akna lahti ja võib-olla isegi mõtlesin, et pagan, ma tahaks nagu rohkem seda heli kuulata, siis BMW puhul oli seda selles mõttes liiga palju. Ja kui sa valisid kas või seesama relaxed mode'i, siis kogu aeg seesama do dies mažoor umistas sulle kõrva erinevate akordidega, millest põhimõtteliselt oli ainult 2 nooti kogu aeg, kas siis see oli 5 aste ja 4 aste ja siis jälle toonika ja need omavahel muudkui seal kombineerusid ja muutusid. See muutus nagu veidi nagu töötavaks, see oli nagu sama tunne, nagu sa paned siis nagu ühe loo mängima ja nagu kurat kogu aeg on see sama lugu, et sealt oleks võinud siis Hans Zimmer või kes iganes seda tegi, just astuda veel paar sammu edasi, et kui juba AI teeb sellist hääle lahendust, jumal küll, tehke seda veel ägedamalt, et tehke mingist teises helistikus, las ta võib-olla näiteks pidurdamisega muutub minoorseks, võib-olla kui ma palju kiirendan, tuleb mingisugune crescendo ja kerge pasun puhub kuskilt, et see võiks ju täielikult ollagi sõidu ja kogu parameetrite baasil selline AI genereeritud ambient soundtrack. Vaat see oleks üliäge, et praegu ta jäi nagu pidama selle ühe sammu peale, et esimene efekt, tõesti on võib-olla relaxed ja siuke mõnus foon. Kogu aeg on see üks ja sama toon, eks ole, et siis ja eriti kui sa tahad kuulata raadiot ja mingit muusikat, no siis ilmselgelt muutub siis väga huvitavaks, sest siis hakkab see nagu häirima, sa võidki selle siis loomulikult ära võtta. Aga vaat seal oli siis nagu see koht, kus saaks kindlasti veel heliloojaid ja produtsente ja muid tegijaid ekspluateerida ja kasutada, et miks mitte, et tegelikult BMW ja Renault on minust täna ainsad, kes on ikkagi sellise musikaalse heli toonud autosse ja sidunud selle sõidurežiimiga, küll nagu erinevas kontseptsioonis mõnes mõttes. Väga hea mõte, sest miks sa pead laskma kogu aeg sellist kosmoselaeva heli, mida sa võib-olla kasutadki ainult selleks, et kutsud omale sõbra autosse, ütled, kuule vaata, mis jabur režiim siin on. Ja siis vajutad pedaali ja siis kõik oigavad, kui äge, aga sa igapäevaselt seda tegelikult ei kasuta. Ja sellistest pisikestest asjadest, mida me Renault puhul muidu väga kiitsime, osaliselt ka BMW on neid lahendanud. Seal on siis nupp, millest sa saad ühe vajutusega kohe need hoiatused välja lülitada. Pean tunnistama Renault, et topeltklõps on natuke mugavam, kui seda pikalt all hoida. Samamoodi ta jätab meelde selles sõidurežiimi, mida sa siis viimati kasutasid, mis on ka iseenesest tore, et kui sa näiteks paned alati, siis on sul see relaxed mode, nagu esimene siis autoga sellega alati stardib, aga erinevalt Renault'st samamoodi siis ütleme, et erinevus tuleb sama süsteemi režiimist, et on ka BMW nagu D ja B, sa saad siis selle selektoriga valida, kas on see pidurtab regenereeriv režiim või siis tavaline drive. BMW puhul alati, kui sa lähed autosse ikkagi, siis esimene on see D, aga mäletan, et Renault puhul väga kiitsin seda, et ta jättis meelde selle, kui mul oli see B-eelistus, siis alati läks nagu see, millega mina sõitsin esimesena. Et sellistes väikestes nüanssides oleks ka seal digitaalsuses ja tarkvaras, ma ikkagi paneks praegu Prantsuse insenerid nagu esikohale ja samamoodi ka graafika mõttes, mitte et BMW oleks graafika mõttes olnud halb, aga kohati seal nagu Meelis ka mainis, tegime temaga väikse tiiru ka, et need ikoonid on natuke sellised vanaaegse feelinguga, mõned graafilised elemendid oleks justkui väga moodsad, et ei olnud nagu sellist nii head stiililist kätt, et Renault see liides oli nagu paremini kujustatud. Nii et jällegi koht, mida saaks teha paremini ka. Ikoonid näevad välja nagu selline mees plus koer tüüpi üksi arendav inimene, kes üritab teha järgi Androidi peal iOS ikoone, ei saa sellega väga hästi hakkama. Vaat selline mulje jäi, mitte nagu multimiljonäri firma, selles nagu väga suure käibega ettevõtte nagu BMW on. Aga mind pani imestama just see, et kõik muu oli nagu väga tore ja nii edasi, aga kas
kas see helimäng ongi nagu see, mille puhul BMW arvab, et see peaks nüüd helistama 100 000 eurost autot odavamast, et see nagu not enough või see on nagu siuke gimmick või siuke nagu mõttetu pisiasi, et kui Renault puhul on see nagu okei, et see 25 000 või 30 000 euros auto puhul see eristab nagu mõnusalt, siis see 4 korda kallim minna puhul või 3 korda kallim minna puhul ma tahaks nagu see ei impressi mind enam, eks ole, et see ei ole see, mida nagu seal välja tuua. Samas siiski olgem ausad, kogu see komplekt on nagu ikkagi äge, ta on ikka ääretult vaikne, et seda tuleb tunnistada küll, et kui sa need just helid välja lülitavad, ongi seal peaaegu täielik vaikus, kogu see veermik ja sõiduisolatsioon ja see pool on hea ja helist rääkides ka BMW on seal Bowers & Wilkins on siis helisüsteemile abistava käe ulatunud, aga ei ole mina enam ka kogenud seda lahendust, et siis peatugede sees on ka kõlarid, mis annab sellise efekti küll, et sa saad peatugede sees sellist keskriba omale siis lisada või ära võtta juurde ja toob kogu selle heli sulle lähemale. Ja mis on muidu, kas nüüd gimmick, aga ka selline lahendus, mille sa ükskord paned korraks sisse, et sõpru ehmatada ja siis keerad ilmselt välja, on see, et siis vibratsioon, selline bassikõlar on istmes ka. Ehk et sa võid siis istme panna vibreerima bassika sünkroonis, mis on nagu pehmelt öeldes naljakas, et mitte öelda segav, aga võib-olla kellelegi see tõesti meeldib, et siis kui tuleb selline bassitümakas, siis sul kogu aeg kõdistab selga ja tagumikku, et aga ma sellega väga ütleme ainult sellega nüüd ei nõustuks, et seda hinna eest sa saad siis valida neid helisid ja režiime, et tegelikult ta on ikkagi sõidus ka. Ja ma seda ei ütle, ma ütlen seda, et nagu kas see on asi, millega BMW peaks ennast nagu üritama eristada, et. Vaata, täna neid asju tõenäoliselt ongi nii, nad on kõik sellised väiksed asjad, et ma ütleks ka, et nagu lõpuks see, et kas sul kõlar siis on seal istme sees või ei ole, et sellepärast sa ei jäta seda autot ostmata, et kui neist asjalikust küljest rääkida, siis tegelikult võib-olla isegi seal on norimisruumi rohkem, et näiteks kui sa istmed alla voldid tagareast, siis see põrand ei ole päris sile, et natuke jääb kõrgemaks see tagaistmete pool. Et kui sa oled näiteks matkasell ja tahad selle ennast välja sirutada, siis sa pead arvestama, et see põrand ei lähe päris siledaks. Teistpidi ka ikkagi kummaline, võib-olla on kummaline vale sõna, ta ongi suur ja raske auto ja laiade rehvidega. Ta võttis ikka elektrit palju. Keskmine kulu siin praeguste testsõitudega oli kogu aeg minul 24-5 kandis kilovatt-tundi 100. Luksusauto tarbe, see ongi. Ja aku on seal suur, vaat sellest poolest me ei maininud 109 kilovatt-tundi, mis on ikkagi juba üsna selline, et rohkem suuremat akut juba naljalt ilmselt tänapäeval ei ole ja ei panegi, et auto läheb järjest raskemaks. Aga isegi kui sa vaatad seda aku mahtu ja nüüd jagad siis selle 25-ga, sa saad sealt võib-olla heal juhul siis 400 kilomeetrit kätte, olgugi et selle tehnilistes andmetest minu just läbisõiduks nad reklaamivad seal lausa 6 või 700, väga ulmelisi numbreid. Ma ei kujuta ette, kuidas või mis, võib-olla ökotad, teised väljad ka, teised rehvimõõdud. Plekkväljad alla ja läheb äkki. Plekkväljad, väiksed plekkväljad alla ja läheb, et võib-olla siis saad, et igal juhul nende 23 tolliste rehvidega, praeguste ilmadega, kus väljas ei ole otseselt miinuskraadid, oleks võinud võib-olla see kütusekulu või elektrikulu olla väiksem. Okei, muidugi sa vahepeal ikka kasutad seda võimsusressurssi ka ja ongi äge, aga isegi tagasihoidlikumalt ja normaalsemalt siis sõites. Elektrikulu on suur, nii et selle autoga Eesti mõistes ei ole just probleem, et meil jõuad sa Tartusse ja tagasi ilmselt küll, aga jällegi võib-olla see sihtgrupp, kes tahaks autobaanil 200-ga sõita, ma näen nagu seda kohta, et on see elekter ei nagu visa tulema, kui seal mingi miljonär, kes parajasti lennukiga ei lenda, tahab oma diisliga siis 200-ga sõita Saksamaa ühest otsast teise, siis selle elektriga pead sa tegema neid pause rohkem. Aga veel kord, selle raha eest sa saad tegelikult ikkagi väga-väga kvaliteetse auto, mis ei tundu nagu jõehobu, kus on kõvasti sellist varustust, võtab küll elektrit rohkem, aga see käib asja juurde, suur masin. Nii et BMW ikkagi endiselt oskab teha väga häid autosid, see on ilmselge. Ja väga hea ülevaade ja tegelikult mulle ka meeldib see, et tegelikult me võrdleme tegelikult täiesti teise klassi Renault 5-ga, aga see, kuidas elektroonilise ja tarkvaraga suudad seda sõidukogemust mõjutada, see on tänapäeval nii tähtis, et ükskõik mis klassis sa oled, see võib sul anda sellise kogemuse, mis jääb meelde. Võin küll eksida, aga minu arust BMW on ka oma elektriautodega turu osapoolest Euroopas suhteliselt heal järjel, et
Volkswagen on küll suurem, aga ta on üsna seal tipus, eks ole, minu teada. Ja ega mõlemad tegelikult ka Volkswagen või VAG Group teeb mõnes osas väga häid ja toredaid lahendusi, aga näiteks BMW ei ole läinud kaasa selle start-stop nupu kaotamisega. Et mina olen selles leeris, kes ütleb, et võtke ära sealt elektriautosse start-stop nupp, no seda ei ole vaja, aga on ilmselt väga palju selliseid konservatiivsemaid autojuhte, kes muudkui tahavad seda nuppu vajutada ja BMW-s sa saad seda endiselt vajutada. No tundub mulle nagu täiesti kasutu, et miks see nupp seal on, aga on, et alati paned siis nupu ja siis valid seal selle käigu ja mida iganes. Ja vist ei olnud seal ka seda B-režiimi, seal oli küll nagu parking break, et seisu pidur, aga minu seal käigu valid seal seda keskmist asendit omakorda jälle ei olnud, et jällegi üks asi, mis võib-olla nii ei meeldi või vastupidi, aga samas suunatule kang oli väga hea. Minu mälu järgi jäi see sisse ka vähemalt, või ei tundunud seda tunnet, et ma nüüd ei tea, kas suund vilgub või ei vilgu. Ja asi, mida me seal väga ei jõudnud üldse kuidagi proovida, oli siis sama assistent, millest me siin rääkisime, et eelmistes BMW-des ka assistent oli päris nutikas, aga seal kuidagi läks hoopis niimoodi, et sõitsin rohkem ja rääkisin autoga vähem. Aga seda võib alati küsida, et mis täpselt on siis väärt seal seda hinda, aga BMW ei olegi see auto, mis mis on seda väärt seda hinda võib-olla minu kui sellise algaja autojuhi jaoks on see, et ta parkis ise väga hästi, see oli minu jaoks muljetavaldav. Ja ta parkis muidu tõesti hästi, proovisime seda täitsa niimoodi, ei olnud üldse läbi mõeldud katse, et lihtsalt täitsa suvalisel hetkel Meelis oli roolis, vajutasime nuppu, pargiks tõesti siia ja isegi auto ei vajanud mingisugust erilist sellist eelsoojendust, et sõidame seal parklas ringi ja ta nägi kohe seda kohta ja ta kohe sinna kohale ka sõitis ja seal on ka võimalik siis välja sõites valida kummale poole ta siis veel keerab ja tõesti see pool tundus toimivat seal hästi. No nii, aga tõmbame siis saate kokku, võib-olla lõpetuseks mainin veel meie kuulaja kirjade rubriiki, tegi saadet Geenius.ee ühte kirja, mis on tore võimalus natukene teha reklaami, sest et eelmine saade vist või 2 saadet tagasi me rääkisime sellest, kuidas AI-ga võiks teha, mina kirjeldasin oma sellist väga isiklikku mõtet, et AI aitaks mul teha rongiaegadest siis tabeli, mis oleks kiirem kui Elroni enda lehekülg ja meile kirjutas siis Jüri. Jah, Jüri saatis meile kirja, et juhuslikult Elroniga maadlemine ei ole üldse mitte väga isiklik probleem minul, vaid siin on ka teised näiteks niimoodi, et tahad oma lemmikmarsruudi aegu vaadata, sõidan Ülemistest Balti jaama, mis kell rong tuleb ja ei peaks nüüd toksima sisse või mingid muud jändamist tegema. Siis on selleks tehtud valmis nimega äpp Jaam, nagu eesti keeles kõlab, nii ongi Jaam. Ja hetkel ainult küll iOS-ile nii kella pealt kui telefoni pealt siis vaadata oma lemmikaegadelt seda rongi tulemist või väljumist oma marsruutidel ja tõesti, mina sellest küll ei teadnud, ma arvan, et paljud Elroni sõitjad, kellel on iPhone, sellest ka ei tea, nii et otsige Jaam ja saate võib-olla veel mugavamalt oma rongi aegu vaadata. Kas Jaam pakub konkurentsi sinu AI lahendusele? Noh, mõnes mõttes ju küll, jah. Küsime siis otse, kas sa kasutad nüüd Jaama oma lahenduse asemel? Ma olen hetkel mõlemad kasutanud. Mul on tunne, et see Jaam vahepeal laeb ka aeglaselt, et nagu sõltub sellest Elroni API aeglusest, aga ma ei ole hetkel valmis põhjaliku arvustust tegema, et võib-olla siin on telefonis mingi probleem. Ma arvan, et võib-olla sa peaksid tegema konkureeriva lahenduse äpiks vormistama, ütle Cloud 4-le, ütle, et aeg oleks võib-olla äpiks. Aga kindlasti on meil kuulatel siin veel häid selliseid ideid ja mõtteid, nii et saatke meile kirju. Sellega on 16. juuni saade läbi. Aitäh! Kohtume teiega siis, kui on juba suvised pühad nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.